me siin sama... Oota, ma olen jäätist, kuidas läheb pliksiga kokku. Teate, ükskord aastal 1989 see oli vist päev, üks pühapäevane päev, kus sündis üks paks tüdruk. Rõõmus paks tüdruk sündis ja sündis ta sellist imelikku kolka kohta metsakülla nagu Võru. Sain eile komplimendi selle kohta, et Võrust olen. Las edasi. Vabandage, ma ei ole jõudnud kellest üldse sa arvad, et sa oled ainuke, kellel võib pühapäeval sünnipäev olla või? Ma olen paks, kui ma sündisin. Sest kehtib paks laps, ilus laps, küll või tütarlaps. No, laseme nüüd edasi. No siis, mida aeg edasi läks, seda selgemaks sai, et lihtsalt nii hullule Biffile ei ole nagu sellises metsakohas nagu Võru ei ole kohta. Ja tuli ära siuksesse getolinna nagu on Tartu. Ja tutvus seal väga kahtlaste tüdrukutega. Ühed neist on tagaotsitavad juba mõned aastad ja on tuntud kui Jakobsonide duo. Läksid ajalukku Pliksiga. Läksid ajalukku ja Pliksist ajalugu vaikib, sest et see lihtsalt ei kannata kaamerat. Ei kannata kaamerat! Ja siis tutvus ta veel sellise hästi normaalse ja korraliku ja igatpidi eeskujuliku tüdrukuga, nagu seda on Kristel Keens. Oi, vabandust, mul see kaamera liikus juba sujuvalt edasi. Ja mida aeg edasi läks, seda rohkem nagu tuli välja, et neid tõmbab millegi poole. Tõmbab kuskile. Ja kui nad selle ise ka avastasid, kuhu neid tõmbab, siis nad olid üllatunud. See oli alkohol. See ei olnud alkohol. See oli... Kas see oli Pliks? See Pliks, oot sellega on selline kahtlen lugu, et sellest me ei räägi. Sellest ajalugu vaikib. Aga see ei olnud ka söök. See oli selline popurrii asjadest, kui võib nii väljendada. LSD kanest pea. See koostusosadest ajalugu vaikib. Aga ühel ilusal päeval jõudsid nad enda saatuse kõige tähtsamasse kohta, milleks oli Tõrva. Ja Tõrvast sai alguse. Tõrva. Tõrva? Mis Tõrva? Tõrva. Tõrva, mitte Tõrva. Ei, minul on Tõrva. 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 Sa laululahingut ei vaatanud või? Praegu tuleb välja, et kõigil normaalsetel inimestel on Tõrva. Ja ebanormaalsetel Tõrva. 31. mail sündinud paksul tüdrukul ja Jakobsonide duol on Tõrva. Nüüd sul on siis Tõrva, jah? Ja praegu sai alguse legendaarse duo Kviis. Just praegu. Ja ei tea. Ei tea, kumba pidi on. Alguse sai. Kas oli see Tõrva? Või Tõrva. Ja samas siit edasi minna nüüd väga keeruline, et kuidas me nüüd räägime, kas me räägime Tõrva või me räägime Tõrva. Aga lähme edasi sellest, hüppame üle. Ja siis jõudsime me sinna punkti, kus tuli minna sellisesse toredasse kohta, kus oli minu arust tegelikult kõige parem võistkond, kus ma üldse mänginud olen. Milleks oli üks selline koht nagu Holland. Ja see võistkond seal, lubage rõhutada, oli nii motiveeritud ja nii hingestatud, kuidas nad tegid trenni. Seda oli lihtsalt lust vaadata, sa lähed trenni. Sa istud ja sa juba tunned seda meeletut innustust, mis nendest õhkub. Teeme tüdrukud, mängime täna. Tahad sa kedagi nimeliselt nimetada? Kui ma nüüd tooksin välja, siis tegelikult üks meie iidol, kes seal oli, kes lihtsalt on, ma arvan, kõikide võrkpallurite iidol peaks olema tõesti, tema on võrkpalli ema ja tema nimi on Danche. Kui teda näha mängimas, siis lihtsalt silm puhkab. Sellepärast oligi meil vahepeal raskusi ise mängida, sest lihtsalt silm puhkas kogu aeg. Ei liikunud, puhkas.
ja Jakobsoni duo on jälle hoos. Ja siis, kas ma pean meelde vaatama, et see oli Blitzi reklaam. Ma ei saa ka aru. Hakkasin mingit elulugu jahvatama. ja võrkpalli ema juures jõudsime me Ünikasse, kus sai legendaarseks meie koks, mille nimi on, rõhutagem, Long Island Iced Kuidas see töötab? Iced Tea, mis on selle väga oluline komponent. see jäätis ikka tõmbab mind. Ja siis saime selgeks, mis meil seal kaua võime. Päästab ainult alkohol. Nüüd panen kinni. Ja nii me jõudsime tagasi Tartusse, kus me oleme et tähistada süünist ja toredat pühapäeva. Ja tegelikult tahtsin ma jõuda selleni, et alati aitab hädast välja priks. Kõik. Hea selline jutt oli. Aplaus, oota, ma võtan. Kohe näed, täna.